Hea publik, tere armast pärastlõunat. Mul on suur rõõm, et Linnateatri loominguline kollektiiv on andnud mulle sellise austusväärse ülesande olla täna siin Linnateatri uue hooaja avamisel lava peal ja vestelda selles, ma ütleksin, üsna pinevas olukorras, natuke isegi revolutsioonilises meeleolus, sest selles teatris asuvad sellel hooajal tööle noored lavastajad, kes ei ole siin teatris sellisel kujul varem tööd teinud. Neile sekundeerib Linnateatri oma loominguline potentsiaal ka väga väärikas koosseisus, kes kõik täna õhtul siia lavale ka korraks tulevad. Me teeme nüüd niimoodi, et siin on laud ja 2 tooli. Meil on umbes 1,5 tundi ja me kohtume kõigi nende lavastajatega, kes sellel hooajal siin teatris tööle hakkavad. Meil on siin oma väike järjekord välja mõeldud ja esimesena ma paluksin siia Hendrik Toompere juuniori. Ole hea, võtta istet. Aitäh, tere. Ja Hendrik on inimene, kes järjekorras siis toob kõige esimesena oma töö inimestele siin teatris vaatamiseks. Et nüüd kohe aru saada, et mis olukord see üldse on. Ma saan aru, et siin Linnateatris sa ei ole varem mitte kunagi lavastanud. Ei. Ütle, mis teater see sinu kujutluses üldse on? Et kui sa saad selle kutse siin teatris lavastada, sa oled teinud mitu tööd nüüd hoopiski ühes teises teatris. Et mis võimalused see sulle annab? No, selles mõttes väga hea meel loomulikult, et Linnateater on ju äärmiselt hea ja eriti hea näitlejansambliga teater. Ma arvan, mul saab väga huvitav olema ja ma ootan kohtumist nende suurepäraste näitlejatega. Jah, Linnateatri näitlejad on minu meelest on äärmiselt meisterlikud ja see on lavastaja jooks ju rõõm. Kui palju sa ise siin etendusi oled käinud vaatamas, et sa seda juba selles nii veendunud oled? Jah, mitte nüüd liiga palju tegelikult. Olen küll käinud ja olen enam-vähem kursis sellega, mis siin on. Viimasel ajal pole väga palju, sellepärast, et mul on väike laps kodus. See võtab oma aja, eks ole, pole üldse teatrisse liiga palju jõudnud. Aga ma olen kokku puutunud paljude näitlejatega ja ma tean, ma tunnen ikkagi neid, et ütleme, näiteks väga sügava elamuse jättis mulle Kes kardab Virginia Woolfi. Jah, äärmiselt selline üks minu lemmik näitemänge ja väga terav mäng, väga meisterlik, peene. Jah. Tead, aga tuleme siis selle juurde, et mida sa siis siin tegema hakkad, et kui tulevad järgmised inimesed, kellel on oma väga väärikas klassikaline dramaturgia kaenlas, siis sina lähed nagu justkui riski peale ja lavastad hoopiski ühte näidendit, mille on kirjutanud üks noor Poola näitekirjanik. Kes ta on ja mis materjal see on? Autor on Dorota Maslovska, see naisterahvas, noor naisterahvas Poolast, Poola kaasaegne autor ja näitemängu nimi siis see ongi 2 poola keelt oskavat vaestrumeenlast on selline pikk pealkiri praegu. Ma ei oska veel seda öelda, kas see jääb nüüd lõplikult ka meie lavastuse pealkirjaks, aga see on selline terav lugu. No kujutate ette, et te olete keset metsi bensujaamas järsku, avastate enda autost 2 võõrast vaest õnnetut tegelast, mees ja naine. Naine on rase ja nad ei ole enam nõus masinast välja minema, enne kui neid pole kohale viidud. Aga kuhu kohale, mis nad täpselt tahavad, mis edasi? No seda ma ei saa nüüd täpselt rääkida, sest ma ei saa ette rääkida ära, mis seal juhtuma hakkab kõike. Igatahes on see on selline seiklus läbi postkommunistliku Ida-Euroopa reaalsuse
road trip nii otseses kui ka kaudses tähenduses teekond läbi iseenese siis kah. Ja mulle tundub kõige huvitavam või ütleme kõige põnevam asi, see, mis on kõige teravam, on praegusel hetkel minu jaoks on selles näitemängus nii-öelda suhtumine võõrasse või siis võõrasse. See autor, ta mängib stereotüüpide peal just nimelt see meie suhtumine võõrasse, see tegelikult kergitab minu jaoks küsimuse, et kui kas on üldse keegi parem kellestki, kas need stereotüüpsed lähenemised või see, kuidas meie võõrasse suhtume, kas on õigustatud, kas meil on üldse õigus sellele? No, need on sellised väga plahvatusohtlikud ja kirgi kütvad teemad, et kuidas sa selleks tööks valmistud, kas sa teed selle nii-öelda road tripiga ise läbi, püüad sa nendesse tegelastesse kuidagi niimoodi autentselt? Kas see siis, selle termini nimi oleks siis sellisel juhul meetod lavastamine, jah? Mina ei tea neid lavastuse termineid. Ei, ma päris ise seda road tripi sellisel kujul, no oma kujutlusega jah, et meie kõige võimsam relv nii näitleja kui ka lavastajana on meie kujutlusvõime, et selle abil ma siis töötan ja mõtlen läbi loomulikult selle kõik, et jah, tegelen tekstiga, loen ja... Aga ikkagi, kuidas sulle tundub, et miks seesama noor näitekirjanik, mis on tema tekstis sellist, mis on teinud tast Poolas sellise tuntud inimese, tema tekste tõlgitakse väga mitmetesse keeltesse, et mis see on? Üks asi, mis kindlasti on väga oluline, on see, et ta räägib meie kaasajast, ta räägib meie elust praegu, siin ja praegu ja tegeleb meile oluliste probleemidega, et see on üks, ta on väga päevakajaline minu meelest. Aga teine asi on see, et millest natukene on võib-olla raske aru saada, sest ju ei valda poola keelt, aga ka tõlkest juba ja kõik nii edasi on see, et see keelekasutus tal on üsna otsekohene, ta on kõnekeelne, ta ei ole, kuidas ma ütlen, siis selline klantskeel või viimistletud keel, et ta on üsna robustne ja see näitemäng ka päris otsekohene, aga teistpidi ta on ülesehituselt, on kuidagi nagu realismi ja groteski piiril, et selline kõõlumine seal vahel. Ja ma arvan, et see on nüüd see üks põhjus ka, miks ta mulle väga meeldib, see annab lavastajale ja ka näitlejatele meile kõigile võimaluse mängida, fantaseerida ja ehitada see maailm veel laiemaks, kui ta kirjas on. No, ma lugesin ka põgusalt seda näitemängu ja tõesti tõlkija Margus Alver on seal teinud ära suure töö, et kogu see naturalistlik keel siis eesti keeles edasi anda, et kui võrrelda siin näiteks Tšehhovi Kirsi aiaga, siis see keel, mis selles sinu tekstis oli, on tõesti, ütleme nii, et siis ülimalt siis elulähedane ja naturalistlik, nii nagu siis tänapäeva inimesed räägivad. Tänavakeel, jah. Aga samas kui sa tahad ausalt nendest asjadest rääkida, nendest probleemidest ja seda maailma portretreerida, siis mulle tundub, et ta on hädavajalik. Ma tahaks tegelikult veel sinu käest küsida seda ka, et sa oled üks nendest, kes on käinud vahepeal siin Venemaal õppimas teatrikunsti juurde. Sa küll ei läbinud seda õpet, aga siiski. Kas see vene kogemus, ütleme sellest vene kultuurist, vene teatrist, sellest, kuidas seal teatrisse üldse suhtutakse, et kas see on andnud sulle mingi olulise sellise eelise või mingisuguse lisanduse, et ennast lavastajana leida oma viisi, kuidas läheneda näitlejale, tekstile, lavastuskontseptsioonidele? Ma ei tea nüüd, kas eelise just, aga lisanduse kindlasti see oli raske nüüd lühidalt kuidagi kokku võtta, et see oli ikkagi äärmiselt
rutiine, aeg uutest teadmistest ja venelased, Vene teatrikool on teadlik tuntud ju sellise psühholoogilise, Vene teater on eriti hea just selles psühholoogilises teatris. Neil on oma süsteem, kuidas nad ehitavad üles õpet. Ja loomulikult oli väga kasulik see kõik läbi vaadata, eriti veel arvestades seda, et ma olen ju Eestis tegelikult 4 aastat olen koolis käinud ja siis nüüd uuesti vaadata põhitõdedele otsa, uuesti vaadata ja avastada ka seda, et see, mis koolis õpitud sai, et see tegelikult tahab meelest ära minna. Tahab meelest ära minna ja jube hea oli seda kõike meelde tuletada. Vene, neil on endal konkreetne terminoloogia, kuidas nad kõike seda üles ehitavad ja tõesti selline kuidas ma ütlen, see psühholoogiline pool või ütleme, psühholoogilise teatri relvastus on neil äärmiselt tugev, et nüüd kui mõelda selle peale, et Eesti teatriruumis on ka ju Saksa teatri mõjus, üldse ka Anglo-Ameerika nii edasi, et siis ma kujutan ette, et kui nüüd see psühholoogiline pool ja siis vormiliselt põnevam võib-olla sakslaste pool nagu kokku panna, siis sealt tuleb või ideaalis vähemalt võiks tulla väga hea plahvatusohtlik kombinatsioon ja nad kindlasti koos mängides võivad töid lendu tõsta heas mõttes. Millal siis see kõik valmis peaks saama? Sa mõtled lavastus? Jah. Või mina? Sinuga ma ei tea. 12 november oli meil esietendus, jah? Või 11, vabandust, jah, 11 november, jah. See on siis... Nii et töö käib praegu juba? No töö käib juba mõnda aega, jah. Näitlejatega küll hakkab põhjalikum töö nüüd kohe pihta, aga ma olen materjaliga olnud ja tõlkijate ja autoriga oleme ühenduses olnud ja nii-öelda ette valmistanud seda kõike põhjalikult. Ja kas sa reedad ka selle, et kes sinu lavastuses kõige olulisemad rollid on saanud? Olgu, ma võin öelda seda. Seal on Alo, Argo ja Hele. Argo ja Hele mängivad seal? Jah, nemad on siis peaosas, nemad on siis need mees ja naine. Lisaks sellele on seal Anne Reemann, seal on Epp Eespäev, seal on Kalju Orro, seal on Margus Tabor ja seal on Evelin õigemasti. Tänan sind selle väikse sissejuhatuse eest. Aitäh sulle. Aitäh sulle. Ja Uku Uusberg. Ole hea. Aha, võtad selle sama, jah? Ma võtan endal igaks juhuks enda oma ära siis. Tere, Uku. See on sulle ka esimene, ei ole esimene. Tegelikult teine kord, jah, kui sa Linnateatris lavastad. Ma tean, et sa tuleb praegu hoopiski Draamateatrist ja sa töötad seal Anton Pavlovitš Tšehhovi näidendiga Ivanov. Ja siin Linnateatris sa lavastad Maksim Gorki klassikalise näidendi Põhjas. Millest selline suur huvi vene klassika vastu? No selles mõttes see huvi on ikkagi olnud hästi ammu. Seda kindlasti. Kui üldse teatri suhtes on huvi, et see kuidagi, me ikkagi ju mingis mõttes jagame vereringet, ükskõik kui palju me seda võitleme. Loodetavasti üks hetk ei võitle, loodetavasti igalt poolt võiks tulla leppimine. Aga et huvi suuremas plaanis, siis nagu ma sõnastaks nii, oli ka juba väga mõnda aega, et lavastada midagi, mis on kellegi teise kirjutatud. Ma olen päris palju ise kirjutanud ja lavastanud, et siis sellega ma tahtsin teha sellist kogumise aega ja siis ma võtsin need näidendid, mis mul on hästi ammusest saadik kuidagi hinge peal, aga ma ei olnud nendega astunud nii-öelda vahekorda, ehk siis sellisesse
ikkagi jäägitusse pühendunud lugemisse ja sealt materjali seest leida kõike, mis seal sees on, et siis aru saada, miks nad mulle meeldivad. Ja nüüd ma olen sellest, mul on probleem, see on, Nüüd ma olen sellest siis aru saanud juba mõnda aega tagasi. Nad on minu jaoks moodustavad omal kombel sellise paketi, need 2 siis vähemasti lavastust, ma võin nii öelda. Näidendite koha pealt ma ei saa seda öelda, sest ma ei kirjutanud neid. Aga et seal on, neis mõlemis on üks selline hästi oluline teema mu jaoks, mis kuidagi pulseerib minu meelest praegu meie selles ajas kuidagi niimoodi pulseerib, aga sellest otseselt nii palju ei räägita. Mis teema see on? No see on üks teema. See on siis selline asi, mida ma võib-olla isegi ei ütleks niimoodi kohe. No niimoodi lühidalt võib-olla on see siiski küsimus tõest. Et mis see on siis? See teema on päevakorras. See teema on aktuaalne, eks ta on alati muidugi. Aga siin teatris, ma tahaks rõhutada just, et siin teatris on siis Maksim Gorki Põhjas. Jah, Põhjas. Sa ennetasid natuke mu teist küsimust ka, mis ma sinu jaoks mõtlesin, et tõesti me teame sind kui lavastajat, kes on teatris toonud lavale tükke, mille sa oled ka ise kirjutanud algusest peale. Et siiski, milline kool sinu jaoks või milline väljakutse sinu jaoks siis on nüüd minna nagu justkui vastu küljele või teisele poole ja töötada tõesti selliste klassikalise korpusega? Nad ei ole kuidagi teineteist vastandavad kindlasti. Ma arvan, et see kirjutamise kogemus on haruldaselt hea kogemus, et osata mõista seda kirjanikku, kes on selles samas aktis olnud. See on teatud selline seisund ja siis muidugi meeletu hilisem oma seisundi analüüs ja selle põhjal toimetamine. Et see on, mulle tundub, et see on äkki niimoodi sellepärast läinudki, et äkki ma sellepärast kirjutasingi, et jõuda selleni, et osata kuidagi peensusteni mõista ja püüda mõista seda, mis on kirjutanud inimesed, kes on ka, ühesõnaga, et selles on mingisugune selline, aga ta muidugi töö iseloomult on erakordselt erinev, aga seda nüüd niimoodi lühidalt kokku võtta ei oskagi. Seda näidendit on ka raske siin lühidalt kokku võtta, aga ma ikkagi tahaksin teada, et Põhjas see on lugu inimestest, me näeme laval inimesi, kes kõik ongi põhjas. Et milline kujundi jõud või milline selline mingisugune sümboolne element siin on, mis sind siis tõesti huvitab, et kuidas sa selle enda kasuks kõnelema kõik paned? Ülaltekstiga ja alltekstiga. Või selles mõttes, et see etteantus, mis selles näidendis on siis, et on selline öömaja, mille kohta ei ole mitte midagi rohkem öeldud, mis on väga hea lavastajale, sest meil on sellega oma plaan. Ja sinna öömaia siis on selgelt inimesed, kes ei ole justkui hakkama saanud sellise püstipüsimisega elus, on siis sattunud elama. Ja siis seal hakkab vaikselt kooruma ja hakkab vaikselt juhtuma ja see kõik, mis seal koorub ja juhtub, et see on selles mõttes minu meelest ikka Gorkil kõik olemas, et see ei ole nii, et ma nüüd ise hakkan oma asja seal nii väga, et ma jäägitult usun nii nagu selle Ivanoviga, nii ka Gorkiga, et võib-olla isegi kui nad ise veel aru ei saanud seda kirjutades, et see miski seal olemas on, aga et mul küll on tunne peale siukest 60 või 70 korda niimoodi lugenud ja ikkagi nagu, see on ikka 2-3 aastat kestnud töö mul nende ettevalmistamine, et see, et jah, ei ma ei pea seal midagi väga nagu teenin autorit. Tead, ma põgusalt ka vaatasin seda näitemängu ja seal oli väga mitmeid tegelasi. Ühel oli üks väga ilus väike luulerida. Mis siin ilusat on, ma tean, sa näitasid seda enne. Sa tahad, et ma selle nüüd äkki loed ja kommenteerid siis, et kuidas see... Mu härrad, kui tõe juurde teed meie maailmas enam ei leita, au hullule siis, kes meid heita, võtaks kuldseisse unedesse. Siuke luuletus siis. Kas sa küsid midagi selle kohta? Tahad sa kuidagi kommenteerida seda? Mis ülal all tekstid siin liiguvad? See on vast tajutav.
või selles mõttes, et see selline noh, mul ei ole mitte selles asi, et ma ei oskaks vastata, mul on selles asi, et ma ei taha vastata, sest mul on mingisugune hästi kummaline, aga ma ei oska selle ajaga justkui kaasas käia, ma tegelikult ei oska nii-öelda nautida seda, et ma pean enne rääkima, kui ma olen selle asja teinud, seda asja nii-öelda müüma, turundama, mul ei ole isegi Facebooki, ma kuidagi olen suhteliselt selline, et see teater on selline mõnus pusimine, nokkerdamine ja siis ühel hetkel, kui see asi on valmis, siis ma väga hea meelega räägin sellest, siis ma just pigem ootaks, et tekiks dialoog ja siis me hakkaksime vestlema. Aga et seal on ikkagi selline väga, väga tugev tervik sellel korkil, mis on näiliselt hästi harali ja see on hästi huvitav, et ta on minu meelest hästi selline hästi erakordne näidend, hästi selline, noh, see on 18 tegelast. Kuidas see sul käib, et kas sa näidendile lähenedes, eriti kui on selline teada dramaturgia, palju sind huvitab selline ajalooline kontekst, kus see sündis, millal kirjutati või sa loed teksti ja püüad tõesti olla selle teksti kaudu, teksti sees ja võimalikult selle kaudu läheneda? Mõlemad on, või tõsiselt selles mõttes, et ajalooline kontekst on see, mis annab selle sellise mingisuguse mahu või sellise põhjendatuse sellele, mis ma tunnen, aga muidugi ma naudin iseäranis seda, et on see üks selline väga etteantud platvorm ehk siis see tekst ja seal mulle tõesti võtan seda täitsa pühadusega, et autori teenimine ehk siis ilma igasuguse sellise sõnalise lisata, aga teater on see õhk seal sõnade vahel, et sellega on võimalik teha ikkagi täiesti nii-öelda seda oma mingisugust tervikut, mis minu meelest muidugi tõukub sügavalt sellest Korki tervikust, aga loomulikult on see aeg, kus kohas Korki selle kirjutas, sama aeg, kus eks Elmo räägib sellest ajast, te vist on Elmoga rohkem aega rääkida, on ju. Mitu tundi pärast? Et siis, et see aeg oli ikkagi väga murranguline aeg. Üleüldse selles mõttes, et see, kus me praegu oleme, see mingis mõttes algas kusagil seal. Ütleme, kuskil valgustusajastust algas see, et inimene hakkas üleüldse iseendast, rohkem lugu pidama, huvi tundma, enam ei võtnud puud kuidagi mingisuguse imena, tõmbas ta juurikatega välja, hakkas juuri uurima ja siis kuidagi tahtis teada ja siis sellega saigi teada ja suutis hakata looma, ma muidugi üldistan, mida ma ei tohiks teha tegelikult, aga ma nüüd läksin kõva häälega mõtlema, et ta kuidagi sellest teada saamise himus arenes sinna, kus tehnoloogia ja industriaalne ja kõik see, mis tänaseks on internet ja mis on ju sügavalt ikkagi kujundanud inimest, see mis inimesega, aga inimese see essents on ikka kogu aeg sama, selles me oleme ju kõik veendunud, et see nii on ja selles essentsis on midagi, mida me justkui, me nagu ei räägi sellest ja meil ei ole ka ametlikku kokkulepet enam, nii öelda, aga me ju tegelikult jäägitult tajume ühte ja sama bioloogilist üdi mingis mõttes, et see ühisosa inimestel on tegelikult määratult suurem, et 100 aastat on keskendutud nagu sellele, kui erinevad me oleme, aga mulle tundub jah, et seal ja ütleme siis Korki ja ka Tšehhov elasid sellel ajal, kus kohas toimus mingisuke asi, mis siis arenes veel edasi sinna, kus me teame, hästi tegelikult jubedaks. Ja nüüd on meil ka ju natuke õhus, et kas tõesti võib minna jubedaks. Kuidas sul endal üldse õnnestub oma elu niimoodi sättida, et sa oled sellest internetist prii ja kõikidest? Ei ole prii. Ei. See on ikkagi sügav sõltuvus. Selles mõttes vähem minul küll ja ma arvan, mulle tundub ikkagi väga paljudel see selline, et ma vaatan need uudised ikka üle. Ja siis mingi, juba seda suudad teha, suudad selle sõltuvusega tööd teha, et päris igat asja ei loe, mis aga mingisugune selline tegelikult täiesti kummaline asi, millega täidad oma päeva. Aga ma selles mõttes olen, ma arvan, enda nii-öelda põlvkonna mõttes ikkagi selline pigem vanake, jah. Sul ei ole kontosid kuskil, kus saab sinuga tutvuda? Ei, mul oli siis, mäletan, kui see Orkut tekkis, siis ma sain aru, et ma jään kinni sinna lihtsalt, sest ma käisin ja Facebooki ma olen ka seda ikkagi kogenud, et ma mingi hetk käisin Sandra konto juures nagu vaatamas Q2, ikkagi jäin sinna jäägitult kinni, sest mind ei huvitanud mitte ainult uudis, vaid mind huvitas see ka,
kes selle plussi annab ja mida nad räägivad ja see kõik on nii, see on nagu uudishimu on mingi sihuke jõud, mis ongi tegelikult väga vajalik jõud, aga kui sa seda lihtsalt ja siis ma jäin vahele, kui ma kogemata vajutasin like'i ühele jalgpallivideole. Sandrale ma muidugi ütlesin kohe alguses, aga et siis tema sõbrad hakkasid küsima, et mis see nüüd on, et miks sa seda jalgpallivideo like'id. Ja siis ma sellega rohkem ei tegelenud, aga ma olen kogenud seda, mis see Facebook on, minu meelest on tas mingi asi küll, et tegelikult see selline, ütleme, et seda ikkagi ma räägin küll endast praegu, et see peab olema sellega väga, mina pean olema sellega väga mõõdutundlik ja tasakaalukas, et seal on see elu on ikkagi ajalik ja see faasid on meil ka erinevad, noorus on iseenesest väga äge, ma iseenesest arvan, et ega see ei muutu, ainult keha muutub, aga et on nii palju muud, mis on huvitav õues. Millal sul proovid hakkavad? 27. november. Ja kaua sul siis aeg on? Mul on päris ilusti aega, seal on küll jõulud ja aastavahetus ja selline puhkus vahel, aga mul peaks olema esietendus 24. märts. Ahaa. Uku, aitäh sulle! Ja palun, sul on selle kell, jah? Mul on see kell, jah. See on väga täpne. Jääme ootama sinu korki põhjas. Aitäh! Ja Diana Leesalu. Tere! Tervist, Diana! Sina oled nüüd siin Linnateatris olnud tööl dramaturgi ja lavastajana 5 aastat ja nüüd hakkab sinu 6. hooaeg. Et kuidas sa üldse vaatad selliseid noori külalislavastajaid, kes tulevad teatrisse omade mõtete ja omade tahtmistega, et nii-öelda vana olijana, et kas see tekitab ka mingit sellist, et mis see nüüd võiks olla? See võib nagu kummaline olla, et kas minu mikrofon töötab ikka, jah? Võib olla kummaline, et kuigi ma lõpetasin kooli hiljem kui Hendrik ja Uku, aga nad on tegelikult vanuse poolest mõlemad must nooremad. Et ma läksin lihtsalt väga hilja, tulin teatri juurde, aga ma arvan, et ega selles ei ole nagu midagi niivõrd erilist. Nad on ju, Uku on ju teinud mitmetes teatrites ja on ka meie teatris enne olnud ja ega ei oskagi midagi öelda, väga põnevusega ootan, et kuidas nad meie näitlejatega hakkama saavad ja mis kooslused moodustuvad, et see on põnev. Aga selle aja jooksul, see 5 aastat algav 6. hooaeg, ma vaatasin, et sa oled siin teatris saanud selles mõttes väga heldelt ikkagi töötada ja katsetada igasuguseid asju. Et kas praegu on sinu jaoks selline moment, kus nagu isu kasvab ja tahaks nüüd teha veel midagi suuremat või hakkab juba see mineviku esimene selline ka, et näed, et on palju juba tehtud ja et kuidagi esimesed sellised nostalgiamomendid hakkavad tekkima? Ma ei tea, kas nüüd nostalgia mõtted, et see lavastus, mis tuleb sellel hooajal, on Linnateatris minu 11. lavastus. See tähendab seda, et ma tegelikult olen üsna igal hooajal põhimõtteliselt teinud vähemalt 2 lavastust ja mulle tundub, et kuna tegelikult need, kes on meie teatris rohkem käinud ja pidevalt käinud, et kõik minu lavastused on tegelikult olnud väga eriilmelised. Et ma olen teinud krimkasid, ma olen teinud komöödiaid, olen mingeid sotsiaalseid teemasid puudutanud. Võib-olla 2 lavastust, minu kõige esimene ja praegune kõige viimane on ainsana nagu omavahel täitsa sarnased ja see on teadlik valik, esimene ja 10. Et need, kes on mõlemad näinud, need teavad, millest ma räägin, et alguses oli 1 pius ja pärast oli lihtsalt 2 neid, aga lugu oli mingis mõttes kaunis sarnane ja see oli nimelt nagu langetatud otsus, et tundus, et mingid asjad jäid esimese lavastusega rääkimata ja nüüd siis nagu mingi verstapostina 10. rääkisime need jutud ka ära, mis rääkimata jäid. Ja siis ma arvan, et see lavastus, mis nüüd tuleb sellel hooajal suvel, on jälle taaskord midagi sellist, mida ma varem teinud ei ole, ehk siis tundsin, et pärast seda 5 aastat olen siin olnud juba küll, et on aeg mul ka seal lavaaugus nagu aeg kätt proovida, et see on üsna suur väljakutse, kuna on selline mastaapne lava ja suur hulk näitlejaid saab seal olema eeldatavasti.
et on natukene jälle midagi uut ja põnevat. No räägime siis sellest, et mis seekord sulle usaldatakse? Ma lavastan ühte Eesti ajaloolist jutustust. Ma arvan, et see mingit pidi on kõigile tuttav. Autor on Eduard Bornhöhe ja materjal on Vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimased päevad. Näen su silmist küsimust, miks? Et sellega on selline lugu, et esiteks, nagu ma ütlesin, kuna ma olen üsna palju erinevaid materjale ja asju ja stiile juba katsetanud nende 5 aasta jooksul, siis ma tundsin, et üks järgmine asi, mida ma väga tahaks teha või mida ma otsima hakkasin, oli, et ma tahtsin teha mingit kas Eesti romaani või jutustust, aga nii palju, kui ma mõtlesin, siis tundus, et nagu kõik ägedad asjad on nagu kunagi ära tehtud. Ja mõnda veel korduvalt ja korduvalt neid kõige ägedamaid Tammsaaresid ja nii edasi näiteks. Ja siis kuidagi jäi mõte selle materjali peale, ma ei tea, kust ta tuli, täitsa lihtsalt niimoodi kuskilt tuli ja hakkasin uurima, et seda tõesti ei olegi põhimõtteliselt Eestis lavastatud. Mis mina leidsin, oli aastal 1928 kuskil oli mingis andmebaasis märge, et Rahvateater, siuke kooslus oli, tehti kunagi ja sinna on ikka peaaegu 100 aastat tagasi, et seda materjali lavastatud ei ole. Me loomulikult teame kõik filmi Viimne reliikvia, mis on siis kirjutatud selle materjali põhjal, aga suur oli minu üllatus, kui ma nägin, et pärast nagu lähemalt uuesti taastutvumist selle tekstiga, et filmil ja raamatul on tõesti väga-väga väike kokkupuutepunkt omavahel. No oskad seda mõne kokkupuutepunkti ikkagi mainida, et enam-vähem, mis seal filmis üldse on sealt raamatust? Peategelased Agnes ja Gabriel ja Ivo Schenkenberg ja Ris-Piiter, need on täitsa olemas nii ühes kui teises teoses, mis küll raamatust nii veider kui see ka ei ole, täiesti puudub, on Viimne reliikvia. Ehk siis raamatus ei ole mitte sõnagi mingisugusest reliikviast, mis on nagu keskne süžeejoon filmis või mille ümber tegevus käib. Ja raamatus ehk siis, ta on jutustus, ta ei olegi isegi päris romaan, on tegelikult peategelane suuremalt jaolt mulle jäi mulje on Agnes, kelle silme läbi põhiliselt seda lugu jutustatakse, küll ka seal Gabriel saab suure osa nagu tähelepanu, aga jah, erinevalt siis filmist on põhiline ikkagi see armastuse teema, armastus, see kolmnurk võiks või isegi tegelikult öelda nelinurk, Ris-Piiter ja Gabriel ja Ivo Schenkenberg ja üks Agnes seal nende keskel. Ja ka mingil määral õrnalt seal all siis see Liivi sõda, kuna ikkagi üks põhieesmärkidest oli autori Bornhöel oli siis kuidagi eestlastele jutustada lugu nende enda ajaloost. Et see on ka ikkagi väga suur osa teemast. No me teame, et Viimse reliikvia siis filmi jaoks kirjutas Arvo Valton. Et kuidas sina ühte sellist ilukirjanduslikku teksti siis dramatiseerid? Mis on need kohad, mida sa enne kõik otsid, mille peale ehitada üldse oma lugu? No praegu ma selle dramatiseerimise protsessiga tegelen, kusjuures see on, ma olen ühe korra elus pidanud dramatiseeringut kirjutama teisele lavastajale ja see oli niivõrd palju raskem, et nüüd, kui ma ise endale kirjutan endale lavastamiseks, siis ma samal ajal tegelikult peas natukene lavastan ju seda ka paratamatult, kuigi ma arvan, et see lavastaja Diana, kes ühel hetkel selle tekstiga tööle hakkab koos näitlejatega, teeb veel oma valikud ja oma muudatused. Aga mis asjad need on, mida ma teen, on üks hästi põnev asi, millega ma praegu konkreetselt tegelen, on see, et kuidas teha sellest vanast arhailisest keelest, lause ehitusest, tolle aja grammatikaga keel, mis sobib praegu näitlejatele rääkimiseks, aga ta samal ajal ei oleks kaasaegne keel, vaid jätaks ikkagi nagu vana keele mulje, aga oleks nagu meie grammatikale kohane. Või praegusele, et ta nagu oleks loomulik ja orgaaniline näitleja suus. Et see on niisugune päris põnev tegevus, et otsida selle balansi, et samal ajal mitte ära kaotada autorit ja Bornhöet seal taga,
kuidas sa seda teed, kas see on lihtsalt sinu enda tunnetus, millega sa siis mängid? Puhtalt, absoluutselt, ainult tunde järgi, ega seal midagi muud nagu usaldada ei saa. Et püüan, et kõlaks nagu vanasti, noh, ega ei ole ju mingit nagu õpikut, kuidas seda teha, et kõlaks nagu võib-olla ma teen mõned asjad kuidagi liiga kaasaegseks või nii, aga äkki siis proovide käigus selgub. Aga kas sinu lugu tuleb ka selline, et pärast kui loed raamatutest peaaegu mitte ühtegi midagi ei ole sarnast seal või sa teed ikkagi raamatu järgi? Ma arvan, et mina teeksin ikkagi pigem raamatu järgi, jah. Ikka mitte ei arva, vaid ma arvan, et ma teengi. Ehk siis see variant, jah, et kui, siis ma juba võiks võtta, kas hakata päris mingit oma uut lugu kirjutama või tegelikult lõpuks ju võiks ka filmistsenaariumi järgi teha, aga mulle isegi nagu tundub põnevam see Bornhöhe enda tekst. Ja millest on, ma ei tea, kas see on nüüd hea või halb asi, aga ükski nendest hüüdlausetest, mida me kõik viimsest reliikviast teame, et ma söön oma mütsi ära ja mitu korda ma pean ühte sama meest maha lööma, et need on kõik Arvo Valtoni tekst, et Bornhöet ei ole seal mitte grammigi, et neid hüüdlauseid meie lavastuses ei kuule. Ja teine asi on muidugi ka see, et minu lavastusele muusikalist kujundust hakkab tegema Ardo Randvarres, kellel ma ütlesin, et kuule, nüüd on selline lugu, et tead, et viimse reliikvia muusika on nagu väga kuulus ja kõigil väga armastatud, et palun ole hea, et tee veel parem. Et ma ei tea, kuidas seda õnnestub, aga ta ütles, et ta on ühe korra pidanud sama ülesandes seisma, kui ta pidi tegema Kevadele muusika, mis oleks veel parem kui päris Kevade filmimuusika, nii et äkki õnnestub. Sa mainisid seda ajalugu ja Liivi sõda ka ja seda funktsiooni, mis oli sellel autori enda tekstil, et kas sa kavatsed ka sellise isamaalise kasvatusnoodi sisse tuua või on see eesmärk seda lavale tuua kusagil mujal? Ma arvan, et ma nii palju võib-olla sellele näiteks ütlengi, et mis siis dramatiseeringu kirjutamise juures üks aspekt on see, et sa saad valida ise oma rõhuasetuse, et kas sa räägidki nagu mingit ajaloolist jutustust, kus on rõhk ajalool, kas rääkida suurt armastuslugu, kas rääkida mingit seikluslugu, et ma olen veel seal kuskil otsustamise keskel, aga ma arvan, et ma päris nagu kõige esipinnale võib-olla neid realistlikke ajaloolisi sündmusi ei too, aga ma olen natukene, ma ei ole ka veel lõpuni süüvinud väga suurtesse detailidesse, aga mis on nagu põnev erinevate allikate puhul on see, et üks ajalooline tegelane, keda me kõik teame, on see Ivo Senckenberg seal. Ja see on hästi tore, et ma olen lugenud erinevaid allikaid ja oleneb, millal see allikas on välja antud, on see Ivo Senckenberg on kas väga paha mees või vastupidi eestlaste suurkangelane. Et oleneb, et kuna ta seal sõjas oma talupoegade siis väega sõdis venelaste vastu, siis Nõukogude ajal välja antud kirjanduses oli ta selline paha mees, aga siis jällegi mingitel teistel aegadel oli ta väga auväärne sõjakangelane. Et see on nagu põnev uurida. No ajaloolise tõe huvides, et kes see Vürst Gabriel siis on? Jaa, Vürst Gabriel on ise fiktiivne tegelane. Aga mis on jälle erinevus filmist, on see, et filmis ei öelda mitte poole sõnagagi, et kes on Vürst Gabriel, miks ta üldse vürst on, aga raamatus on tore just see, et me saame selle kõik teada, küll mitte nagu narratiivse süžeeliini pidi, vaid Gabriel lihtsalt räägib Agnesele, kui nad seal seiklevad mööda metsa ringi enda taustast ja oma vürsti staatusest. Ja tegelikult üks suur süžeeliin on see ka, et kui filmis lihtsalt Gabriel ütleb, et ma olen vaba mees, täna olen see, homme olen teine ja sellega on piirdutud tema tausta andmine, siis filmis tegelikult, miks Gabriel ringi, või seal, vabandust, just raamatus Gabriel ringi rändab mööda Liivimaad ja Eestimaad, on see, et ta otsib tegelikult oma isa taga, kes tema isa oli vürst Venemaal tsaari õukonnas ja sai seal mingisuguse pättusega hakkama ja lasi jalga, põgenes Eestisse ja siin kohaliku siis talupoja tütrega sai Gabrieli. Et selline lugu ja Gabrielil on õnnestunud saada armuandmispalve
tsaari käest ja sealt siis stardib lugu, et nüüd ta otsib mööda maad oma isa taga, et isale öelda, et sa ei pea enam peidus olema. Selline lugu. No nagu sa võib-olla ka tead, meil on viimasel ajal siin väga palju arutatud selle üle, et kuidas võiks Eesti ajalugu kirjutada ja mida miski sündmus tähendab ja mind on isegi mõned ajaloolased korrale kutsunud, et kui ma räägin Liivi sõjast, et siis sellist sõda justkui ikkagi ei olnud olemas, et oli küll üks sõda seal, aga et sellel on mingi teine nimi ja et seda tegelikult tuleks vaadata mingilt teiselt perspektiivilt ja nii edasi. Et kui oluline üldse selline ajalugu, ajaloo teadvustamine sinu jaoks on, et kui palju sa mõtled näiteks sellele samale Eesti ajaloole nii-öelda igapäeva olemise perspektiivilt? Noh, väga selles mõttes raske küsimus, et oma olemise perspektiivilt, et kas oma igapäeva elus või siis, kui ma loon lavastusi või kirjutan midagi. No selles mõttes, ega siin ju, kui ma ei vasta, et muidugi on oluline, et kõik sündmused oleksid räägitud ausalt, aga ausalt on alati ju siis kellegi silme läbi. Nii et see on nii raske küsimus, et ma arvan, et ega muud varianti ei ole, kui tutvuda erinevate nende vaatenurkadega ja siis vormida sellest kuidagi iseenda tõde ja siis otsustada, et kas seda tõde on tarvidust läbi kunstilise vahendi kuidagi edasi anda või mitte. Ma muud moodi ei oskagi vastata sulle. Ja millal seda kõike siis näha saab ja kes hakkavad neid olulisi rolle mängima seal? Näha saab alates 16. juunist on esietendus, nii et tegelikult siin on veel päris palju aega, see on hooaja kõige viimane lavastus. Aga osatäitjaid ma veel ei ütle, sellepärast, et ma isegi veel ei tea. Kuna ma dramatiseeringut alles kirjutan, siis ma natukene vaatan, et kelle nägu üks või teine tegelane minema hakkab ja see alles selgub. Aga mulle tundub, et ta pigem on selline suurema trupiga tükk, et ma arvan, et kui ikka neid lahinguid seal õues teha, siis võiks veidikene vaatemängu ka olla, et kui nad seal mõõkadega vehivad, et siis oleks mitte 3-3 vastu, vaid vähemalt 10-10 vastu või natuke rohkem, siis oleks ikkagi ägedam ka. Tead, ma ei tea üldse, kas see vastab tõele või mitte, aga ma olen seda kuulnud, mul on seda räägitud, nii et ma täiesti veeretan siit enda pealt süü ära. Nii. Aga ma olen kuulnud, et see film, see Viimse reliikvi film, et Grigori Romanov olevat tahtnud hoopis teha ühte teistsugust filmi. Aga see ei tulnud tal üldse välja. Ja tuli hoopiski selline film nagu Viimne reliikvia. Ma olen ka midagi, äkki me lugesime samu allikaid, aga ja siis teine asi, mida mina kuulsin, oli see, et ma ei tea, kas Arvo Valton või siis ka, kes oli stsenaariumi autor või äkki režissöör ise, et kui oli 2 võttepäeva ära toimunud, siis nad said aru, et see Gabriel ei ole üldse see Gabriel, keda nad tegelikult otsisid ja siis nad tegid lihtsalt selle Gabrieliga selle filmi, mida nad ei tahtnud tegelikult originaalis teha, et vist olid, et natukene liiga naiselik sai see suur peategelane ja kangelane või midagi sellist. Aga film on igal juhul väga edukaks osutunud siiski. Jaa. Aga naljakas on see, et me kõik oleme ju näinud Viimset reliikviat, eks ole, siis ma arvan, et lapsena nägime, siis nägime jälle ja mingil hetkel ei viitsinud enam vaadata, sest me oleme ju seda kõik näinud. Ja siis nüüd ta just tuli 20. augustil uuesti ja peale siis väga-väga pikka pausi ma vaatasin teda uuesti. Siis ta oli tegelikult hoopis teistsugune film kui see, mida ma lapsena mäletasin, et ta oli ikkagi omas ajas tehtud film ja eks need lavavõitlused olid natuke ikka humoorikad ka seal, et väga tõetruud ei olnud ja nii edasi. Aga ta ongi omas ajas või oma aja märk on nii suur, et natuke piinlik naljakas lugu ka sellega seosus, et seal on see tegelane Rispiiter, eks ole, selline see natukene äbarik saksa aadlik, kes on selline punaste juuste ja vuntsidega mees ja siis ma terve lapsepõlves saadik teadsin, et mingi imelik mees oli ja ju ta siis mingi lätlane jälle kuskilt oli ja siis ma vaatasin nüüd, kes ta tegelikult on. Et kes ei tea, minge vaadake, et üsna piinlik oli. Et tegelikult oleks sellist näitlejat ikkagi ju pidanud teadma. Jaa, ma tahtsin selle filmi näitega tegelikult jõuda lõpusoovini
ja tahtsin sulle soovida sellist viljakat viltu minekut, et see asi tuleks välja selline, et see jääks meile kõigile pikaks ajaks meelde. Aitäh sulle! Aitäh! Aitäh! Ja Elmo! Nii, siin on 2 veeklaasi, kui sa tahad, sa võid võtta oma kolleegide omast, aga ma võin sulle anda 3. See on Laurale siis, jah? See on Laurale, jah, sest me hakkame tegelikult praegu rääkima üldse mitte sinu asjadest, vaid on ka kolmas noor lavastaja, keda teater on kutsunud, Laura Mets, ja tema hakkab tegema August Strindbergi Preili Julie. Teda ennast ei ole siin praegu. Jah, parafraseerides seda filmi Viimne reliikvia, et Laurat täna ei tule, Laural on täna laulatus. Laural on tõepoolest, see ei ole küll täna, aga neil päevil on laulatus ja see ei toimu Eestis, see on minu teada vist Itaalias, ta on oma mehega pulmareisil ja tervitab loomulikult meid kõiki, kahjuks täna ta siin olla ei saa ja ma arvan, et ma võin edastada tema palve, et teda võiks nüüdsest hakata kutsuma mitte Laura Mets, vaid Laura Jaanhold. Ohoo! Täpselt nii ongi seal kirjas, Laura Jaanhold. Laurast ma natuke räägin, sest võib-olla Tallinna teatripublik teab teda vähem. Laura töötab 3. aastat Pärnu teatris ja tema esimesed sammud, esimesed lavastused on äratanud nii teatri, ütleme siis kriitikute, aga ka Pärnu teatripubliku suurt huvi. Ma nimetan võib-olla mõned lavastused, äkki te olete seda kusagilt, kas kuulnud või näinud, et näiteks Goethe Noore Werteri kannatused, lavastuse pealkiri oli Werter, lihtsalt Werter. Siis on ta teinud üks tema teine kuulsamaid lavastusi, on 48 000, ma ei mäleta mitu iganes ruutkilomeetrit Raba. See on tema enda koos ühe teise Pärnu teatri dramaturgiga kirjutatud näitemäng. Laura ise ongi öelnud, et praegusel hetkel teda huvitab niisugust 2 lähenemist teatrile. Et üks on siis niisugune dokumentaalne draama, mida ta siis koos trupiga või koos dramaturgiga kirjutab. Või teine liin on siis see klassikaline dramaturgia, see Goethe on näiteks. Ja kui seekord oli meil juttu, et mida ta võiks teha, ma ühe asja siiski ütlen veel enne ära, Laura on saanud siis seal juba esimesel aastal sai ta Pärnu linna noore, isegi mitte noore, või lihtsalt kultuuritöötaja auhinna. Midagi sellist oli. Jaa, mul täpselt ei ole kahjuks meeles see, aga see on ühele Pärnus on ju palju kultuurseid inimesi, eks ole, või kultuuriga tegelevaid inimesi. Ja ikkagi esimesel hooajal saada ära märgitud mitte niivõrd teatri seest, kuivõrd lihtsalt Pärnu linna poolt. Ja niisuguse klausliga, et tema tegemised ja tema olemine Pärnu linnas on inspireerinud väga paljusid, mitte ainult Endla teatri töötajaid, vaid ka pärnakaid, et see on ikkagi suur asi. Ja mulle tundus, kes ma ise olen ka töötanud Väikelinna teatris kohe peale kooli lõpetamist, mina töötasin Viljandis, mulle tundus, et see on ülimalt oluline leida kedagi Väikelinnast lavastaja, kes on seal pusinud ja teinud juba esimesi lavastusi ja ta on juba avastatud ja et ta peaks kuidagi kiiruga nagu suurema prožektori kätte nagu Tallinnasse tooma. Nii-öelda näitamiseks. Võimalik, et ma teen nüüd liiga, et Eesti ei ole sugugi nii, mis ta on siis väike või suur, kumba pidis, ma pean ütlema. Et ei ole nii väike siis? Jah, et ei ole nii väike siis, et tegelikult, et kõik te olete näinud tema lavastusi ja siis on väga tore, kui see nii on. Aga igal juhul mulle tundus, et oleks väga hea, kui Laura saaks teha ka siin meie teates selle töö. Ja kui me Lauraga siis arutasime, mis see võiks olla, üsna ruttu me jõudsime, ja ta ise ütles ka, et kuna aega on nii vähe, et ta ei hakkaks selle dokumentaalliini pidi minema, et ta võtaks ühe klassikalise materjali, natuke mõtles mõnda aega ja siis tuli välja selle ideega, et ta teeb selle Strindbergi Preili Julie. Ja mis mulle tundus jälle huvitav selle juures on see, et kuna tegemist on naislavastajaga ja teemad ju kõik, kes on lugenud, teavad, kui mitte siis lihtsalt meelde tuletuseks,
et see on mehe ja naise alluvussuhe, naine on, Preili Julie, siis ta on kõrgemal positsioonil, mees Jean on teener ja siis nii-öelda mehe, naise, teenri, isanda suhete niisugune, vot see on see temaatika ja mulle tundus, et ma ise mõtlesin, et kui meesterahvas teeks, siis ma arvan, me näeme ühte versiooni. Ikkagi sa pead mingil hetkel ju, mitte otsustama, aga ikkagi kas üks või teine, aga kui teeb naisterahvas ja eriti veel, kui teeb noor naisterahvas, ehk siis me saame aindu ka sellest noorema põlvkonna arusaamisest selle teema puhul ja see tundus kuidagi väga huvitav ja vastuvõetav ja nii see asi siis nüüd lähebki, nii et kui ta sealt Itaaliast tagasi tuleb, ta lõpetab ühe lavastuse Pärnus veel ja siis tuleb siia teatrisse seda tööd tegema. Ja millal tal see peaks valmis saama siis? See peaks tal valmis saama veebruaris, kui ma päev enne vabariigi aastapäeva, 23 veebruar, väikses saalis. Ja mängivad siis Preili Julied mängib lapsehoolduspuhkuselt meile tagasi tulev Ursula Ratasepp, Jeanni mängib veel lapsehoolduspuhkusele mitte läinud tulevane noor isa, kunagi ta sinna ikka läheb, Kaspar Velberg, ja siis on seal teenijana Kristiin ja Kristiini mängib Elisabeth Reinsalu. Nii. Aga meil on nüüd veel kaks sellist suurt asja, mis on sinu õlgadele pandud ja ma alustan siis Anton Tšehhovist ja lavastusest Kirsiaed ja ma mõtlesin nagu mitu versiooni, kuidas üldse sellele teha pikka sissejuhatust ja milliseid kõiki nüansse siin võiks mainida, aga ma usun, et siin on see õhus. Ja me nii pikka sissejuhatust ei pea tegema, et ma küsiksin kohe nii. See Tšehhovi Kirsiaed, et sellel on selline müstiline oreool ja siinsamas noorsooteatris räägivad teatriloolased olevat Adolf Shapiro kunagi seda lavastanud ja sellest räägitakse sellises erilises heldimuses, veekalkvel silmadega, et tekkis mingi eriline atmosfäär, mingi eriline hingeseisund ja et see on tükk, mis trupile, lavastajale on selline tõeline küpsuseksam. Nüüd arvestades kogu seda sellist müstifitseeringut selle näitemängu lavastusajaloo osas. Peaks juba midagi ütlema. Peaks juba hakkama midagi ütlema, et kuidas me alustame siis, et kas see küpsuseksam siis on nüüd algamas siin Linnateatris? Sulle ja trupile? Kui mulle tundub, neid on selle teema täiesti vahel ja vastu hoopis muule küsimusele. Selge. See, mis pidi järgmine olema. Ja, olgu. Ei, võib-olla see puudutab seda sama. Kui Uku pakkus selle Korki põhjas, minu jaoks oli see väga suur üllatus, väga meeldiv üllatus loomulikult, et ta võiks seda siin teha, siis ma juba teadsin, et ma teen Kirsiaeda või hakkan Kirsiaeda tegema ja mõni aeg hiljem ma hakkasin nagu uurima seda tausta ja ma arvan, Uku teab seda, ja võib-olla teadsin mina ka seda, aga vähemasti ma ei olnud kuidagi nii väga mõelnud selle peale, et nii Korki kui Tšehhov mõlemad kandsid seda näitemängu enda peas või endaga kaasas ühel samal ajal. See on dateeritav aastatega 1901, 1902. Vot see oli umbes see aeg, kui Korki teadis, mida ta kirjutama hakkab ja see umbes see aeg, kui Tšehhov teadis ka, mida ta kirjutama hakkab. Tšehhov oli põhinäitemängud juba kõik ära kirjutanud ja see Kirsiaed oli siis tema luigelaul, nii-öelda viimane näidend, mis valmis 1903. Korkil tema see näitemäng Põhjas oli tema teine näitemäng, esimene oli Väikekodalane ja nad mõlemad näitemängud on milleski väga sarnased. Kui me mõtleme selle aja peale 1902-1903, meie nüüd takkajärgi ju, muidugi
koos David Vsevijoviga, eks ole, teame, kuidas ajalugu on kulgenud. Ta armastab seda tihti öelda David Vsevijovit, et nüüd takkajärgi nüüd me teame, aga nemad ju ei teadnud. Et me ju teame, et oli 1905. aasta revolutsioon, aga ei Tšehhov ega Gorki kumbki seda ei teadnud, aga nad tajusid midagi õhust. Mõlemad näitemängud on kantud sellest, et midagi uut on tulemas, mingisugune pööre, mingisugune murrang ühiskonnas on toimumas või kohe-kohe tulemas ja seda tajusid kaks eri põlvkonna kirjanikku. Üks oli oma tipul, teine tegi oma esimesi alustavaid samme, aga mõlemad tajusid seda ühtemoodi. Üks oli intelligentsi esindaja, teine lihtrahva esindaja, aga mõlemad tajusid seda situatsiooni ühtemoodi. Ja kui nüüd mõelda selle peale, et mina ei ole Ukuga sel teemal rääkinud ja kumbki meist ei mõelnud seda, et võtame, tee sina seda, mina teen seda, aga minu meelest ikkagi ka see, et Uku ühel hetkel leidis tee selle näitemänguni, see paneb mind mõtlema. Mina millegipärast leidsin ka tee just praegusel hetkel selle näitemänguni. Ja kui hakata mõtlema, et kas praegusel ajal meie ühiskond, ma ei mõtle mitte Eesti saanud, vaid üldse laiemalt võib-olla, kas meie ka ei taju või on äkki, kuidas ma seda siis sõnastan, et meil on küll see X-generatsioon ja Y-generatsioon ja tähelapsed ja ma ei tea, kes meil kõik on, aga midagi me ometi vist tajume, et mingisugune suur, kõlavalt öeldes paradigma muutus, mingi suur muutus on vist maailmas toimumas või me oleme millegi tunnistajad, midagi, mis nüüd hakkab muutuma. Me ei tea veel, kas me 88. aastal võisime mõelda, et kapitalism on oma aja ära elanud. Kuulge, tule eile meile, sellest rääkis Lenin juba millal, eks ole, see tundus nii lolli jutuna, et aga võib-olla tõesti siis kapitalism kui ühiskondlik vorm on oma olemise kulminatsioon on juba ära olnud, eks ole. Aga mis asemele siis tuleb? Mis see tuleb? Uuesti mingisugune sotsiaalne revolutsioon, ma ei kujuta ette. Ühesõnaga, et see on üks väga, väga huvitav asi ja ma arvan, et seda noored tajuvad seda, ma arvan, ka vanemad inimesed tajuvad seda ja mitte ainult Eestis, aga sellest kuidagi nagu räägitakse ja isegi kui ei räägita, ikkagi on midagi, mingisugune, me saame nagu aru, et midagi, mis kunagi oli, et see päris enam ei kehti, et selle asemel justkui nagu peaks tulema midagi muud. Et see on üks huvitav asi ja loomulikult see ei toimu nüüd, eks ole, kohe ja võimalik, et see on võib-olla tulevikumuusika, ei tea millal, aga Ene Ergma käest ma küsisin nüüd, kui oli see 20. augusti Roosiaiast, said kultuuriinimest kokku ja siis küsisin Ene käest, et Ene, aga mis sa arvad, et millal võib tulla see, et kokkupuude mingi uue tsivilisatsiooniga, et kas, et ta ütles, see võib iga kell tulla. Ma ütlesin, homme ka, ta ütles, loomulikult see võib homme ka tulla, siin on mingisugust aga ma küsisin, et aga mis sa arvad, et oleme me selleks valmis või kas see muudab meis midagi. Ta ütles, et tema ei oska seda vastata, ta ei tea seda. Aga siiski, miks see Kirsi Aed just kogu seda asja nii eredalt suudab siiamaani kehastada, sümboliseerida? Ma arvan, et seal on lihtne põhjus. On teatud autorid, kelle puhul, näitlejatel meeldib neid autoreid mängida. Vaieldamatult on see Shakespeare, vaieldamatult on see Tšehhov ja siis neid autorid on veel. Kelle puhul tõesti on hea mängida, sellepärast, et seal on mida mängida. Osa dramaturgia, lääne dramaturgia, mitte on lääne, ma ei tea, miks ma lääne ütlesin, Vene, ida samamoodi. Osa dramaturgiat on kirjutatud niimoodi, et täpselt see, mida tegelane mõtleb, täpselt seda ta ka ütleb. Ja seda mängida on näitlejal üldjuhul natukene igava võitu. Et näitlejal on huvitav mängida seda, et tegelane räägib üht asja, aga mõtleb hoopis midagi muud. Nii nagu elus, juhul kui me ei esine, eks ole, see imelik oleks arvata, et ma praegu mõtlen hoopis midagi muud, kui ma räägin, eks ole. Aga elus üldjuhul me alati ei räägi seda, mida me mõtleme. Me elame oma elu,
räägime, vahel on mingisugused fraasid, täitsa tühised fraasid, aga ometi ma tunnen, et küll on ebameeldiv inimene või vastupidi, küll on meeldiv inimene, eks ole. Et või kui palju me üldse seda, mida me tegelikult tunneme kellegi vastu, kas me tõesti siis räägime seda, no võib-olla laps ütleb emale, eks ole, avaldab oma tõelisi tundeid ja ema siis lapsele, aga üldjuhul me oma ülemustele, oma kolleegidele, oma tuttavatele, eks ole, me ei kipu alati peegeldama seda, mida me tegelikult neist mõtleme. See on kuidagi nagu halb toon ka või kuidagi üldse imelik oleks ju see ja meie veel põhjamaised inimesed ka, eks ole, et nüüd läksin, pean sulle sõna andma. Ma ühe asja vahele ütlen, et see ajastu muutmise või muutumise küsimus, siuke apokalüptiline vaim natukene, et see on kahtlemata väga, väga huvitav, et kumbad sa ise nagu omal nahal rohkem tunned, et kas see on mingi tüdimus juba olnud asjadest, et on juba seda kõike nähtud ja oldud, et tahaks midagi uut või tunned sa vastupidi mingit õhinat, mingit aimdust, midagi kuskil paistab ja pigem see sind orienteerib? Kas ma sain õigesti aru, et sa küsid, et kas mulle endale meeldib, et midagi kogu aeg muutub? Ma mõtlesin seda, et kumb olek nagu sus endas seda muutust vaatab, et kas see on mingi sellise juba tüdinud sellest kõigest, mis on olnud, et võiks juba midagi muutuda, võiks see uus tsivilisatsioon juba homme tulla või vastupidi? Mina kuulun, siin on ealised iseärasused, et mulle meeldib, kui kõik on vanamoodi. Midagi turvalisem. Et nii kui tuleb uus mobiiltelefon, hakka jälle õppima, siis need uued koodid, kõik ma ei jõua seda, ja samas ma saan aru, et see on kõige hullem asi, mis üldse olla saab, eks ole, et sa oled juba nii seniilne, et sa paned PIN-koodiks paned ühe koodi kõikidele asjadele, eks ole, see on sinu enda sünnipäev näiteks, eks ole, ja käid oma vana mobiiltelefoniga, et see on hästi, ise võid tunda nagu hästi ennast ja turvaliselt, teistel on ju tüütu vaadata seda inimest, eks ole, kes kogu aeg räägib ühte sama juttu, on kogu aeg ühesuguse soenguga, samade riietega kogu aeg, üks stiil, eks ole, et tuleb ikka ennast sundida kuidagi nagu muutustele. Ja mis on see õpe, kuidas on see? Elukestev õpe. No näed, et tuleb nagu sundida selleks ennast, aga kui sa küsid nüüd laiemalt, et mis pärast see uus asi peale tuleb, see lihtsalt on niimoodi, et mingi asi lihtsalt peab muutuma. Sest kirsiaias endas on ju väga palju seda kaotuse valu, midagi läheb ja siis seal lõpus keegi hüüab, et mingi uus elu, las ta tulla nüüd. Jah, nii ta on. Nii ta on. Nii, meil on see kirsiaed. Kirsiaed, ja räägime veel. Aga meil on üks jutt veel. Räägime. Siis on veel Eesti Vabariik 100. Eesti Vabariik 100, jah. Eesti Vabariik 100. Te kindlasti teate seda, et Eesti teatrid loosisid välja oma õnneliku käega siis omale partneri ja aastakümne, siis millist aastakümmet nad hakkavad käsitlema. Ja praeguseks on see stardipauk juba antud ja NO teater on juba alustanud ja neil oli siis lavastus nimega Revolutsioon, mis käsitles minu teada aastakümmet, mis see võis olla siis, mis neil võis olla, 1890 kuni 1900 äkki või 1900 kuni 1910, ma pakun äkki nii oli neile, jah, esimene 10. Ja meie partnerid on Vana Baskini teater ja aastakümme on 2000 kuni 2010. Kas keegi oskaks kohe pakkuda, küsime, mis toimus sellel aastakümnel, tuleta meelde mingid põhitähised, 2000 kuni 2010, mõelge ise ka kaasa. Ma pakun üks suur asi selline, mis muutis nii mõndagi, Eesti astus Euroopa Liitu. Nii, mis veel? Kuidas? Pronksiöö, mis veel? Euro? Ja, mis veel? Majanduskriis. No ma arvan, need ongi põhini, ütleme 4 niisugust suurt asja. Ja küsimus nüüd, kuidas, et mis neist on nagu olulisem ja kuidas seda siis lahendada. Ja Paavo Piikme teatri dramaturg, endine dramaturg, praegu ta on lihtsalt dramaturg, vabakutseline dramaturg ja ka lavastaja. Paavo tuli üks päris nutikas ja huvitav idee. Ma vist ei tohiks seda praegu välja öelda, sellepärast, et teda ei ole ju siin, sa võid rahulikult ära rääkida. Mul ei ole volitusi, et kõige parem, kui Paavo ise seda räägib. Aga tema mõte
on nii, et ma nõksu ütlen kätte, siis on selge. Üks võimalus on rääkida suurest asjast läbi suure asja, aga teine võimalus on rääkida suurest asjast läbi detaili, nii-öelda läbi väikese asja. Üks asi on rääkida Napoleoni perioodist läbi Napoleoni, aga teine võimalus on rääkida Napoleoni perioodist läbi ühe köögitüdruku, eks ole, kes elas kusagil seal pagan teab kus kohas ja kuidas tema seda nägi. Ja Paavo ongi leidnud siis niisuguse tee, et ta räägib sellest kümnendist läbi selle siis nii-öelda köögitüdruku, läbi väiksema tegelase, aga kus kajastuvad kõik need ja lisaks veel ka muud niisugused sündmused. Näitemäng on praegu kirjutamisel ja niisugune faabula või struktuur on tal kokku pandud. Näitemängu ta kirjutab ja näitemäng tuleb meil paralleelselt, kui Diana teeb seda viimset reliikviat. Et siis samal ajal teeb teatri üks teine trupp, teeb siis seda lavastust, millel praegu pole veel nimegi, me ei tea veel, isegi töö pealkirja hetkel veel ei ole. Ja see lugu tuleb, ma ikkagi midagi pean ütlema, ma ei saa niimoodi, et seda ei tohi öelda, seda ei tohi öelda, ma ikkagi selle ütlen välja. See tuleb väljaspool meie teatrimaja ühes põnevas kohas Kloogal ja Klooga ohvitseride majas, ma ei tea, kas keegi teab seda, ja leidsime me tee sinna sel moel, et keegi ütles, kui me otsisime huvitavat, inspireerivat kohta, kus ühte lavastust mängida, siis keegi ütles, et kas te teate, et Hausmann või ma ei tea, mis firma, siis, kes tegeleb müügiga, neid kinnisvara müügiga, et Pau. Mul need firma nimed lähevad segamini kogu aeg. Ma pidin reklaami küll tegema, aga mul läks endal ka meelest ära mille. Pärast peab panema mingisuguse sildi lihtsalt. Et ühesõnaga mulle see ei ole tähtis. Et meie teatas, keegi leidis internetis, et on müügil ohvitseride maja hinnaga 100 000. Ja keegi meist ei teadnud, kus see on. Ja siis me põrutasime ruttu sinna, leidsime selle müüja, kes müüb ja see koht oli niivõrd inspireeriv, et me oleme otsustanud, et me mängime seda seal. Ostsid ära? Ei, mina ostsin ära. Ei, see on ikka veel müügis ja kui keegi ära ostab, et siis me peame uue omanikuga rääkima. Aga see on 1957. aastal ehitatud Nõukogude ohvitseride maja. Ja see tundub selle loo jaoks väga inspireeriv koht. Üldse see Klooga on päris, kes pole ammu käinud, siis see on väga tore koht. Väga miljööga koht, minu arust veel avastamata koht üldse. No nüüd me võiksime siis sellise informatiivse külje ka veel korra üle käia, et see Tšehhov on siis millal ja see Vabariik 100 on siis millal? Tšehhov on 9. detsembril. Ma Kirsiaja kohta, Tšehhovi kohta ühe asja ma ikkagi tahaks öelda. Mul oli enne suure ähmiga ütlemata. Natukene koosseisust rääkida, et ma väga pikalt mõtlesin, et kes seal keda mängib, et kes on need näitlejad. Ma ei tea, kas te publik teate, et meil teatris on juba 2 näitlejat, on Ranevskaja rolli juba ära mänginud. Anne Reeman on teinud seda Ugala teatris, Epp Eespäev on teinud Baskini lavastuses, suvelavastus oli see. Ja ma hakkasin lihtsalt mõtlema, et kui tuleb Kirsiaed ja nii-öelda ma mõttes viisin ennast nii-öelda majast välja ja mõtlesin, Nüganen hakkab tegema Kirsiaeda ja ma kohe mõtlesin, selge, ilmselt on need näitlejad. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma tõesti nüüd niisugust sammu teen, et see on nagu, seal pole nagu, et tuleks leida mingisugune ja hirmsasti kripeldas ja küll ma siis otsisin ja siis ma jõudsin ühe nooremate näitlejateni ja siis ma sain aru, et ma jätsin selle etapiga vahele, selle põlvkonna läksin veel nooremate peale, nii et seal on päris noored näitlejad, aga nad on autentselt sama vanad kui need tegelased ise näitemängus. Ranevskajat mängib Sandra, Üksküla Uusberg, siis Lopachinit mängib Kaspar Velberg ja ühesõnaga siin on kaasatud nooremad näitlejad, kellele ma väga hoian pööjalt, et nende esimene kokkusaamine selle Tšehhovi maailmaga, et see kuidagi inspireeriks neid.
et sest noh, meil majas on näitlejad, kes on Tšehhovit mänginud, aga on ka näitlejad, kes ei ole ja see on ikkagi oluline, et näitlejal oleks kokkupuude Shakespeare'i maailmaga, Tšehhovi maailmaga või Gorki või üldse nende suurte klassikute maailmaga, et see kokkupuude oleks ikkagi olemas. No vot, selle ma ütlesin ära ja esietendus oli 9. detsembril. Kunstnikuks on üks Läti kunstnik, Reinis Suhanovs on tema nimi, noorema põlve, mis nüüd noorema põlve, ta on 40. Ütlen, astun ämbrisse ja siis saan aru, astun uuesti veel kord ämbrisse kogu aeg. Nüüd küsi veel, et kas sa ei pead ennast nooreks, ma ütlen, ei, ma ei pea ennast sugugi nooreks. Et Reinis Suhanovsist ma tahtsin sellepärast rääkida, et Reinise õpetaja on Läti teatrikunsti Grand Old Man Andris Freibergs, kes meie majas on teinud kujundanud lavastused Isad ja pojad, Turgenev, kui te mäletate, siis on ta teinud Karini ja Indreku, siis on ta teinud Conway, suur kunstnik, kes on loonud oma koolkonna või ta on ka koolijuhataja Lätis. Ja ma teadsin, et ta on vanustanud juba nii palju, ta on ligi 70, et ta vaevalt enam tuleb Eestisse 80, näed. Et vaevalt ta enam tuleb Eestisse seda tegema ja siis ma küsisin, et ma ei saanudki küsida, kui ta ütles, ma tean, miks sa helistad ja ma mõtlesin, et mul on tõesti üks inimene, keda ma tahan soovitada, mul on tunne, et teie veregrupp võib sobida. Ja ma olen nüüd selle inimesega, Reinisega kohtunud mitmel korral ja loodame, et kõik läheb hästi, mul on väga hea meel, et ta on meiega ühinenud. Nii, nüüd on kirjas kõik, rohkem ma ei räägi. 9. detsember. Ja see teine oli? Teine oli, see tuleb, me peame maikuus ära tegema selle Eesti Vabariik 100, sest seal on ära jaotatud, et igal kuul tuleb üks lavastus. Ehk siis, kui praegu on meil august, NO teater alustas, siis nemad pidid ära tegema augustis, järgmine lavastus on septembrikuus, ma peast ei oska öelda, mis teater see on. Vanemuine. Nii, järgmine on milline? Oskab keegi veel öelda? Ei oska. No nii, ühesõnaga, Kirsiajaga on praegu kõik, kuigi tegelikult siin on väga mitu küsimust, mida saaks veel küsida, aga ootame siis, kui see Kirsiajad hakkab lähemale tulema, et kui on meil ainult nii-öelda lava vaba selle jaoks. Ja nüüd on meil veel selline lõppakord. Kui mõelda sellele hooajale üldse ja nendele valikutele, mis siin teatris on praegu tehtud ja kuidas see hooaeg on nii-öelda planeeritud käivituma, siis sinult oleks paslik ikkagi ka küsida, et mis see üldine nägemus, see kunstiline nägemus nii-öelda sellest teatrist, sellel hooajal, mis ta on, mis ta peaks meile andma, mis ta peaks meiega tegema, kes käib ja vaatab selle galerii neid erinevaid lavastusi ära? No, ma ütleks, vastan võib-olla, kas nüüd otseselt sellele küsimusele, võib-olla veidi kuidagi või siis laiemalt, et see on üldse võib-olla küsimus, mida teater peab inimesega tegema või mida ta tohib üldse teha. No ma ei tahaks, et inimesed, kes siia teatrisse tulevad, et nad läheksid siit ära veel katkisema hingega ja veel rohkem segaduses ja veel, et see viimane asi, millesse nad veel veidikenegi uskusid, et see usk võetakse neil ka ära, antakse labidaga pähe ja siis jalaga vastu tagumikku ja mine nüüd tänavale ja ela edasi. Et see on asi, mida ma kindlasti tahaks, et siin teatris, see ei tähenda seda mingisugust turvalist tsooni vaatajale, et teda ei pritsita veega, eks ole, ja ma ei räägi sellest, et lihtsalt sellest, et see elu on nii ehk naa meil ju niisugune, nagu ta on, ja mida meil Eestis ainult, no ma ei tea ausalt inimest, kes ütleb, oi, minul elu on küll nii kerge, mul on nii hästi kõik ja kõik on nii hästi, no siis on väga tore, kui temal on hästi, aga ma ei usu, et kõigil on, ikkagi on mingisugused
noh, mõned asjad, mis võiksid olla kuidagi teistmoodi, vahel on see seotud koduste asjadega, vahel tööasjadega, vahel no ükskõik millega. Rahulolematus iseendaga, no see on ju ka, ei ole võõras tunne ju meile. Et, ja kui me teatrisse tuleme, me ikkagi otsime mingisugust kuidagi tuge või me otsime, et äkki seal on ikkagi noh, inimesed, kes nad ei vasta küll meie küsimustele võib-olla, nad loomulikult nad ka ei lahenda meie probleeme, aga nad vähemasti kuulavad mu ära või nad ei naera mu üle, eks ole, et kui ma saan nagu tuge sellest, kui ma lähen teatrisse, ma näen, et see on inimesed samasuguste probleemidega maadlevad, see on samasugused inimesed nagu mina ja siis see kuidagi ta mõjub mulle niimoodi, et ma olen selle ühiskonna osa, ma saan aru, ma ei ole ühiskonnast välja heidetud, on veel inimesi, hoopis teise eluala inimesed, võib-olla on nad minust targemad või rumalamad, nooremad või vanemad, see ei ole üldse mingit tähtsust, aga ma saan aru, see seob mind. Noh, see on ju ilmselt noh, väga oluline asi ja ma ei oska nüüd öelda, kas kõikide nende lavastustega niimoodi juhtub, aga kõikides nendes lavastustes, näitemängudes vähemasti, on see, et see kõige olulisem asi olemas, et see lugu ei taha teha inimest noh, katkisemaks. Ta ei lahenda probleeme, mitte ükski nendest lugudest, ma arvan, ei lahenda mitte ühtegi probleemi meil ühiskonnas, kahjuks. Et küll aga ta võib anda nendele inimestele, kes teatrist tulevad, kuidagi tuge. Et me ei ole siin maailmas üksi, ja siin noh, tuleb kuidagi ikkagi hakkama saada, et tuleb kuidagi vaadata homsesse päeva veidikenegi rõõmsamalt, eks ole. Õhtul jälle magama, hommikul jälle üles ja jälle tööle. Noh, kuidagi niimoodi see elu koosneb meil taolistest asjadest, mis on tihti väga tüütu, aga seda tuleb ikkagi teha. Elamine on üldse vahel väga tüütu. Vahel on ärkamine tüütu, vahel on magamaminek tüütu, vahel on söömine on tüütu, paljud asjad on tüütud. Aga kahjuks neid tuleb teha. Nii et see on siis see sõnum. Kõik on kole tüütu. Jaa, et pidage vastu, kõik on tüütu, aga kuidagi me peame siin päiksel kuidagi hakkama saama ja kui päikest ka ei ole, noh siis tuleb ikka hakkama saada. Tere tulemast Põhjamaale. Nii. Mulle tundub, et meie nii-öelda tööpäev hakkab täna lõppema. Yes. Saame õhtule siis. Ma väga tänan selle ülevaate eest ja jääme ootama siis neid lavastusi ja kuigi oli mõeldud nii, et ma võiksin jääda siia üksi lõppsõna ütlema, siis mulle tundub, kui ma heidan pilgu sinna taha nurka, kas ma näen, et kas on veel mõni inimene kohal. Minu meelest on kõik nad seal, et äkki te tulete korra siia. Äkki siis tuleme siia ette ja kummardame rahvale ja ütleme aitäh. Jah. Aitäh teile, et te tulite, siis on teil need lavastused on siin riburada pidi kõik järjest, mida te võite siis meil järgmisel hooajal või sel tuleval hooajal näha ja ootame siis teid teatrisse. Aitäh teile. Ja sulle ka aitäh. Ja, aitäh. Aitäh. Aitäh, et tuli. Noh, tore. Tore. Aitäh teile. Tore. Aitäh. Aitäh. Aga siis lähme, ma olen teie niimoodi ladusalt minema, sa jääd veel rääkima. Ja lavale siis. Mm-hmm.